saaki võib-olla aasta lõpuks. Et Eestis jaanuar oli eelmise aasta keskmisena, siis oli ta küll normist kõrgem, kuid päris rekordiväärilist ei saanud, et platseerus ta siis viimase poole sajandi jooksul kõigest 10. kohale. Ja veebruar oli siis oma tulemuste poolest 7. Et juba hakkas justkui vägi looma. Märts osutus siis sai võistelda 1990. aastaga ja sai siis 2. ja 3. koha ja eriliselt soojaks oli siis kujunenud märtsi esimene ja teine dekaad. Et esimene kolmandik oli küll selline rekordiline, päris esimest kohta ta ei saanud, et alates 61. aastast oli ta 2. kohal, aga siis märtsi teine kolmandik oli läbi aegade kõige soojem. Ja võrdluseks siinjuures võiks tuua veel selle, et kui 2015. aasta oli läbi aegade kõige soojem märtsi teine dekaad, siis paar aastat varem, ehk aasta 2013 oli läbi aegade kõige külmem. Nii et aastate kaupa on väga palju see kõikuda meil. Kui suvekuudel hakati Euroopas lugema juba ka rekordiliselt soovi päevi kokku, siis õnneks või kahjuks meieni see veel ei jõudnud, kuigi saime osa sellistest erilistest rahesadudest. Ja 17. juulil küll oli päris mitmel pool oli Eestis rahedmägitud, kuid Põlvas kattis siis selline lühiajaline rahesadu maa päris sellise valge kihiga ja Põlva inimeste sõnuts oli ta olnud ikka päris tükk aega maas, et oli ikka päris selline lumekihi välja olnud. Ja 12. august sai suurema rahesadu osaliseks siis nii Viljandi kui ka Tartumaa ja kirjelduste järgi oli tulnud siis raheterad suisa Kanamaa suurused. Et Eesti rekord on küll 7 sentimeetrit rahetera läbimõõdul, et seekord vaatamata siis mõõtmistele ja sügavkülmas säilitatud raheteradele kinnitust siiski veel ei saanud, et see rekord jäi veel naplik löömata. Ja 12. augusti rahesadu oli ikka päris selline tugev, sest päris mitu kindlustust raporteerisid oma kahjusid ja just viitasid sellele 12. augusti rahesajule, mis tekitas suuri tagasimakseid siis kindlustusfirmadel, et olenevalt firmadest oli siis 200 000 kuni 2 miljonit kahjud. Päris uhke värk. Siis kuna selle aastal oli ka teemasid, et on hirmus kuiv olnud, siis üllatas meid oktoober eelmine aasta, mis sai siis läbi aegade kõige kuivemaks kuuks. Ja oktoobris see kuivus lõppes tegelikult alles 23. oktoobril, et põhimõtteliselt 1. oktoobrist kuni 23. oktoobrini sadas väga üksikutes kohtades ja mitte just sadesummad jäid ikka alla 5 millimeetri. Suisa väärmus, kus ei sadanud 1. oktoobrist kuni 23. oktoobrini mitte piiskagi, isegi märgitud sademete jälgi, mis vahest ikka nagu märgitakse. Ja päris mitu jaama sai siis ka endale uue oktoobri kuivuse poolest rekordilise väärtuse ja nii mõneski jaamast tuli siis kordamisele juba olemasolev rekord. Et jaam, eriti Tartu ja Viljandi, need vaatlusread on peaaegu 1,5 sajandi pikkused. Ja november siis, mis osutus siis ka selliseks soojakuuseks. Ja nii mõneski jaamas, siis kui siin on välja toodud 3 jaama, kus oli kõige soojem, ja 7. jaamas oli ta suisa sattus esiviisikusse, nii et tõotas juba sellist eriliselt sooja aasta kokkuvõtet.
lisaks siis, kui eelnevatel kuudel ei sündinud ühtegi sellist kuu soojarekordit, et maksimaalse temperatuuri jäid siis seni registreeritud piiridesse, siis novembris päris mitu ilmajaama sai enda jaoks seal registreeritud kõige maksimaalse temperatuuri. Novembris oli juba esimene ja teine dekaad oli hästi soojad, kolmas oli selline keskpärane ja novembri teine dekaad kuulus samuti läbi aastate kõige soojemaks. Novembri eelmised rekordid pärinesid aastast 1967. Rekordid on päris pikalt püsinud. Ja siis, et tegelikult ju novembrit kõik mäletavad, et oli ka mingi lumimaas, et vaatamata sellele on ikkagi november selline soojamuseks kujunud, et on hästi näha kontrastid, kuidas paari päevaga meie ilmul valmis muutuda. Ja siis kõige soojem detsember praegu. Sarnaselt novembriga oli detsembri 2 esimest dekaadi hästi soojad ja kui hakata rääkima, detsember oli kõige soojem, soojemaid, siis alati öeldakse, et seal oli külm. Millegipärast mäletatakse seda järsku temperatuuri langust kuu lõpus, kui läks päris lähedaks, aga vaatamata sellele on november päris kohal, et seda kujutamist. Ja kuna siis detsembri teises dekaadis olid püsivalt soojad ilmad või õhutemperatuur oli päris kõrge, siis õnnestus registreerida ka Eesti jaoks rekordiline 12,5 kraadi, mis on siis detsembri uus Eesti rekord või ta on. Ja mitmed ilmajaamad said samuti uuendatud oma maksimum õhutemperatuurid ja eelmised rekordid pärinesid siis ka olid päris vanad. Praegu aasta pakuksin tulemeile. Et detsembri kohta teil võiks öelda, et vaatamata sellele, kas vaatlusjaam oli töötanud või andmeid vaatlusjaama kohta oli 50 või 150 aastat, siis 2006 aasta oli vaatamata sellele kõige soojem, et seekord oli detsember omale kõige soojem rekordit ei saanud. Ja siis meil meenutusi sellest, et milline see detsember siis oli, et kui kuu alguses olid veel enamasti mõnel pool veel lehedki kuus, siis detsembri lõpus oli niisugune juba valgemaa, et oli halvemasti ja hakkasid ka veekood jääma. Ja kokkuvõttes siis, kui aasta lõpus tuli arvutusi teha, selgus, et vaatamata sellele, et aasta alguses just nagu ei saanud neid rekordilisi kuuväärtusi kuidagi kätte, siis soe aasta lõpp tõstis aasta rekordilise väärtuse juurde, mis on 7,6. Eelmine rekord pärines 2008. aastast, mis on 7,4, nii et napilt, aga siiski. Ja sademete vähesuse poolest oli eelmine aasta 12. kohal, et ka suhteliselt ikkagi kuivapoolne. Ja tänasest on üleval meil kodulehel on meteoroloogia aastaraamat, kus on siis põhjalikumalt kõik kuud üksipulgi läbi loetud, üle vaadatud, et sealt saab siis veel täpsemalt infot, kellel huvi on. See on kõik üle.
ma ei näe, ma võib-olla kommentaariks või täienduseks ütlen seda, et 2015. juures oli huvitav see, et me saime nagu rekordi kätte ja maailm sai ka rekordi kätte, aga samal ajal näiteks rootslased ja taanlased ei saanud oma rekordit kätte ja samal ajal soomlased sai, et see on üsna huvitav, kuidas need rekordid isegi sellises väiksemas regioonis tegelikult kord tulevad ja kord ei tule. Aga seekord käisime meie siis maailma ühte sammu. Selles on veel ühe märkuse juurde saada, et aasta kokkuvõtte arvutusi sai mitu korda just sellepärast üle tehtud, et me hakkasime naabrite käest küsima, et kuidas teil siis ka aasta tuleb, kas tuleb siis kõige soojem või ei tule. Kui hakkas signaal tulema juba Põhjamaalt, et ei vist ikka ei tule, siis me olime ikka täiesti niimoodi kaaldusid mitu korda veel üle. Aga nii ta tuli soojem. Aitäh Küllile, meie järgmine ettekande on samuti